Tere hommikust, mina olen Margus Rink, Coop Panga juht ja me oleme siis eetris siit otse Maakri tänavalt ja kell on 9. Me hakkame tutvustama Coop Panga esimese kvartali majandustulemusi. Koos minuga teeb seda meie finantsjuht juhatuse liige Paavo Truu, kes on siin paar tuba eemal. Me üritame täna seda investor-presentatsiooni teha uues formaadis, et me mõlemad oma igapäevase töölaua tagant seda teeme. Ja teil on paralleelselt selle presentatsiooni ja esitusega võimalik esitada ka siis juba küsimused valmis, et selleks on ekraani üleval paremas nurgas Q&A nupp, et sellele vajutades saate küsimusi esitada, võite need ka lõpus esitada. Aga hakkame liikuma ja ma kõigepealt siis markeerin ära selle kvartali olulisemad märksõnad Coop Panga jaoks. Et esimene märksõna see, et meil ärimahud kasvasid esimeses kvartalis ja ma arvan, et see on investorile kõige olulisem signaal, et vaatamata sellele majanduskeskkonna võbelusele, mis ümber meie toimub, on meil ikkagi Coop Panga tulemuses ärimahtude kasvul jätkuvalt oluline roll, mitte ainult siis kõrgest Euriborist tingitud tuludele. Ja kui ärimahtudest täpsemalt rääkida, siis meie laenuportfell kasvas 46 miljonit, ja sellest kõige suurema osa moodustasid siis kodulaen ja autoliising, mis on kindlasti keskmisest madalama riskisusega laenutooted. Ja nii kodulaenus kui autoliisingus oleme me siis selle 7 aastaga jõudnud positsiooni, kus sisuliselt iga 10. kodulaen ja iga 10. autoliising, mis Eesti Vabariigis välja antakse, tuleb siit Coop Pangast. Et ärimahtude kasv kindlasti jätkuvalt on olnud, ta on väiksem kui eelnevatel kvartalitel, et loomulikult majanduskeskkond, me ei saa öelda, et see ei mõjuta meid, et kui investorid ka mäletate, et eelnevatel kvartalitel on ärimahtude kasvud olnud ka, või laenumahu kasvud on kuskil 90 miljonit, et siis seekord pea 50 miljonit, aga siiski kasv. Siis teine märksõna, et hoiuste osas me näeme selget siis trendi muutust tähteliste hoiuste suunas, et järjest rohkem raha liigub tähtelise hoiusele. Tähtelise hoiusele on tekkinud hind, mis on seal kuskil siis sõltuvalt tähtajast ja sellest, kas on kampaania või mitte, kuskil 3–3,5% juures täna. Ja selgelt kliendid oma vabu vahendeid järjest rohkem liigutavad tähtelistele hoiustele, et aasta tagasi kuskil meil oli tähteliste hoiuste osatähtsus 50%, nüüd esimene kvartali lõpp juba 59%. Siis kolmas märksõna, et Euribor, et kindlasti Euribor mõjutab kõigi pankade tulusi, aga Coop Panga omapära on see, et meie kohustustest circa pool või siis 40% on läbi aegade olnud tähtelistes hoiustes. Ja see tähendab seda, et väga suure osa sellest Euriborist tekkival täiendaval tulul me maksame hoiustajatele kõrgemate intresside näol välja. Et me oleme ligikaudsed arvestused teinud, et meie kasvanud netotuludest pool tuli ärimahtude kasvust ja teine pool siis Euriborist. Et see ühesõnaga Euribor ei tähenda ainult pankadele täiendavat tulu, vaid sellega kaasneb ka hoiustele kõrgem kulu. Siis neljas märksõna, et mida tähele panna on võlglased ja võlglastes me jätkuvalt mingeid olulisi kasvumärke ei näe. Ja kuna ma olen sellest rääkinud vist viimased 4 investor-presentatsiooni, siis seekord ja ütlen iga kord, et me paneme tasapisi igaks juhuks raha provisjonides kõrvale, et kui need võlglased tekivad, et need oleks siis kaetud rahaga. Siis täna tunneme, et tasapisi vist tuleb hakata mõtlema sellele, et ikkagi kliendid saavad selle kõrgema intressitasemisega hakkama ja võimalik, et neid laenukahjumeid või täiendavaid provisjone tegelikus elus vaja ei lähegi. Ja viimaseks 5. märksõnaks kvartalis, et kindlasti oli see numbrites, mida Paavo hakkab kohe lähemalt tutvustama, siis kõige võimsama tulemusega kvartal, et teenisime 9,4 miljonit puhaskasumit. Meie kulu-tulu suhe langes 39% peale ja me pakkusime siis omakapitalile tootlust 24%, et ühesõnaga 5 märksõna, laenuportfell jätkuvalt kasvab, kuid väiksemas tempos. Teiseks, üha rohkem raha liigub tähteliste hoiuste peale. Kolmandaks, Euribor mõjutab Coop Pangas nii tulusi kui kulusi. Neljandaks, meie laenukahjumid on endiselt olematud, provisjonid minimaalsed.
ja 5. oli väga võimsate tulemustega kvartal. Aga siit nüüd annan siis otse-eetri kõrvaltuppa, kus finantsjuht Paavo Truue hakkab siis täpsemalt kõiki neid teemasid lahkama investoritele. Aitäh, Margus! Võtan siit üle ja hakkan näitama siis slaide, mis sisaldavad rohkem numbreid ja graafikuid ka, et täpsemalt näha, mis nende numbrite taga on. Ja siis kõigepealt meie põhiliste ärimahtude kasvuslaid ja siin on näha nii laenude, hoiuste kui klientide, arveldavate klientide kasvunumbrid ja nagu Margus ütles jah, et kuigi see kasvutempo on mõnevõrra väiksem, siis me kõikides nendes positsioonides kasvame hoiustest kõige vähem. Aga et kasvutempo jah, et 4% kvartalis, et me oleme varem näinud üle aasta 30–40% kasvusid, et siis 4% kvartalis on sellest suurusjärgus umbes poole väiksem, aga siiski jätkuvalt tugev kasv ja eriti veel pannes konteksti, et märtsinumbreid meil üle turu veel ei ole Eesti Pangast saadud, aga jaanuari-veebruari numbrite põhjal tegelikult turul isegi laenumaht vähenes, siis selles kontekstis ka see mõõdukas kasv on kindlasti väga kõva tulemus. Ja hoiuse kasv on tõesti olnud tagasihoidlikum ja siin natuke on ka põhjus selles, et me ei ole ka pidanud liiga palju uut hoiust kaasama, sest laenukasvu tasakaalustuseks ei olnud seda nii palju vaja. Puhas kasum, nagu Margus ütles, tõesti rekordiline, me kohe jõuame sinna täpsemalt, et kust see siis tuli, et kas ainult Euribor või mingid teisi tegureid ka. Ja vaatame siis, mis meie kasumiaruanne on teinud esimeses kvartalis. Arusaadavalt kõige kaalukam positsioon on siis netointressitulude rida, et selle sees on siis tegelikult nii intressitulud kui ka intressikulud, aga netona nad siis on kasvanud tõesti 7,8 miljonit ja see on 73% kasvu. Aga nüüd ongi oluline näha, et meil on laenuportfell samal ajal kasvanud umbes 30%. Nii et kõige lihtsamalt näppude veel arvutades, et 70% kasvust 30 on õigustatav või põhjendatud tegelikult mahtude kasvuga. Et see on natuke Coop Panga eripära, et kõikidel Eesti pankadel see pilt selline ei ole. Et paljudelgi juhtudel ikkagi laenukasv on olematu ja kogu see intressitulu kasv tuleb siis tõusnud intressimääradest, et meil on teistsugune lugu. Ja nüüd järgmine rida, mida vaadata, mõtleks, on tegevuskulud, et 23% kasvu, mis iseenesest nagu kasvu mõttes on ju suur number, aga kui panna kõrvale, et me oleme selle juures 30% ärimahtusid kasvatanud, siis see on osa sellest strateegiast ja sellest üldisemast trendist, et mahu kasvudes me muutume efektiivsemaks. Ja nüüd, kui need kaks asja kokku panna, siis ongi tegelikult, et see kasum, mis meil joone all tõesti on kasvanud lausa 168% eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes, et see on siis natukene Euribor, aga hästi palju seda mahu kasvu, mis on siis läbi selle, et absoluudis numbrid kasvavad kui ka see efektiivsuse kasv. Nii et selle kõige tagajärg on siis tõesti kõva kasum ja kui kasum on kõva, siis on ka roe kõva ja kulutulu suhe hea. Nüüd üks number veel, millele ma juhin siin tähelepanu, on see netintressimarginaal, see on 4,4 ja ta on kasvanud möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes ainult 1%. Jällegi tekib küsimus, et Euribor on meil lehest loeme 3,5 täna juba, aga netointressimarginaal ainult 1%. Et siin ongi nüüd taga kaks asja. Esiteks, Euribor meie laenuportfelli rullib sisse viitajaga, et meil täna on üsna palju veel selliseid kliente ja selliseid lepinguid, kus Euribor on fikseeritud alles möödunud aasta viimases kvartalis ja selle aasta fikseeringut ei ole veel toimunud. Ja teine mõjur ongi, et siin on tõesti jälle netointressimarginaal, mis tähendab, et siit on maha võetud see kulu, mille me oleme oma hoiustavatele klientidele jälle hoiuse eest täiendavalt juurde maksnud. Et selle mõju siis netointressimarginaal kokkuvõttes on 1% võrra suurenemist. Kvartaalne muutus, siin ütleks niimoodi, et need trendid ja kommentaarid on üsna sarnased võrreldes sellega, mis ka siis aasta taguse esimese kvartaliga võrreldes oli. Taaskord meie tulude kasvust mingi osa põhjendab ära laenuportfelli kasv, tegevuskulud jätkuvalt kasvavad aeglasemalt kui ärimahud ja see ongi siis see jätkuv trend, et siin see trendi muutust kuidagi moodi pole toimunud. Nii, laenuportfellis vaatame siis kõigepealt seda intressirida, et brutointress, et see on nüüd tõesti siis see intress, mis on tulu poole peal, et siit ei ole hoiuste eest makstavat intressi maha arvutatud ja siin on meil kasv siis näha, et möödunud aasta algusega võrreldes oleme
6,7% kasvanud ja see nüüd väljendab suhteliselt suuresti seda Euribori efekti ja siin siis seda efekti ei paista, et me ka hoiustajatele maksame edasi. Et see on päriselt siis nagu tulude poolele efekt. Nüüd, mis siin pildi peal on veel hästi oluline tähele panna, et meie laenuportfell, mis koosneb suuresti 4 erineva iseloomuga tükist, erakinnisvara, ärifinantseerimine, liising ja tarbimisfinantseerimine, siis ka selles kvartalis on kasv toimunud kõikides nendes äriliinides. Mõnes rohkem, mõnes vähem, aga kasv on igal pool olnud ja jätkuvalt see meie kasvumudel on selline hästi balansseeritud ja ta toetab erinevatel ajahetkedel erineval moel siis meie äri. Ja tõesti võimsa kasvu on erakinnisvaralaenude plokk, kus on kasvanud 25 miljonit, mis, kui me siin räägime ärilaenude osas, et on toimunud teatud nagu jahenemine või mahu kasvude pidurdumine, siis erakinnisvaras tegelikult on tempo jätkuvalt väga hea ja uut eluasemelaenu väljastame päris hoogsalt. Intressitootlus äriliinide kaupa, mis siin pälvib tähelepanu on see, et muus mõttes on trendid üsna sarnased selle koondpildiga, et möödunud aasta algusega võrreldes on Euribori efekti näha siin selline kuni 2% punkti kõikides äriliinides, välja arvatud siis eratarbimislaenud. Et eratarbimislaenudes on intressitulu või intressimäära langus toimunud, mis on konkurentsivõitluse ja turuarengu surve tulemusena. Aga ja teistpidi siis Euribor eratarbimislaenudes ei osale, et selles turusegmendis klassikaliselt on laenud fikseeritud intressiga ja mitte seotud Euriboriga. Et see on siis põhjus, miks siin me seda ülesse poole keeravat kurvi ei näe. Laenuportfelli kvaliteet. Laenuportfelli kvaliteedis kõige sellisem lihtsamini mõistetavam ja arusaadavam number on siis see protsentuaalne suhe, et kui palju on viivises lepinguid suhtes laenuportfelli mahtu ja siin me eelmiste kvartalite vastu võrreldes näeme mõningast sellist ülesse liikumist. Kui me vaatame grammikenegi pikemat aega tagasi, siis tegelikult me oleme jätkuvalt sellisel üli tugeval ja väga heal tasemel, et 1,8% ühel või teisel moel viivitajaid kas või esimesest päevast alates, et see jätkuvalt on väga hea ja kvaliteetne tase ja vastupidi me küll proviisione oleme aastatagusega võrreldes teinud vastu oluliselt juurde, aga et see viivituste tase on enam-vähem nagu möödunud aasta tasemel. Et kui me vaatame korra nüüd sektorite kaupa, et kas kuskil mõnes äriliinis on muutus teistsugune, siis tegelikult ainuke võib-olla, mis natukene paistab silma, on siis erakinnisvara, kus mingisugune väike võbelus on tekkinud, aga see võbelus tõesti on jällegi sellel tasemel, et oleme jätkuvalt ajaloolises pikemast trendis vaadates ülikvaliteetsel tasemel ja need numbrid ja mahud tegelikult võrreldes portfelliga on jätkuvalt väga tagasihoidlikud, et portfell on endiselt kvaliteetne. Hoiuseintressidest korra sai juba räägitud netointressitulude kontekstis, et kui me ühest küljest lehest loeme hästi palju, et Euribor kasvab ja see tekitab täiendavat koormust ettevõtetele ja eraisikutele ka, siis teistpidi meil on ka väga palju kliente, kes on hoiustavad kliendid, kas siis tähtajalisel hoiusel või arvelduskontol ja neid rõõmustab muidugi see pilt, et nii hoiusele, sealhulgas ka tegelikult arvelduskontole Coop Pank maksab intressi ja on oma intressipakkumist siin ka kohendanud vastavalt rahaturu muutustele. Nii et kokkuvõttes on siis see keskmine intress, mida me hoiuste eest maksame, on kasvanud peaaegu 3 korda. Ja absoluutnumbrites see on ka päris märkimisväärne rahasumma, mis me siis hoiustajatele täiendavalt maksame. Hoiuste dünaamikast siis me tõesti esimeses kvartalis meil eraklientidelt tuli raha juurde, äriklientide hoiused mõnevõrra vähenesid, äriklientide hoiused on sageli ka mõjutatud ühest-kahest tehingust hästi palju, et seetõttu see pilt ongi natukene rahutum, aga eraklientide maht on siis nagu prognoositavam ja rahulikum tegelikult. Ja mis on siis kolmas meie finantseerimiskanal, on see rahvusvaheline hoiuste kaasamise platvorm Raisin. Ja Raisiniga on niimoodi, et nüüd kvartali kokkuvõttes on näha, et +1 miljonit, ehk siis võib öelda, et stabiilne pilt. Siis kvartali sees tegelikult toimus sedamoodi liikumisi, et me jaanuaris kaasasime täiendavat raha ja veebruaris-märtsis juba lasime sinna raha tagasi. Ehk siis me tegelikult selle instrumendiga balansseerime jooksvalt oma likviidsust. Ta on üsna paindlik ja efektiivne selle jaoks ja praegu meil ei ole vaja seal gaasi põhja vajutada selles kontekstis.
Ja nõudmise hoiuste osakaal on siis 41%, jah, et meil on ajalooliselt olnud tähtajalise hoiuse osakaal juba kõrge, aga nüüd seoses paranenud intressipakkumisega ja võib-olla ka klientide suurema tähelepanuga oma rahaasjades ja sellise aktiivsusega, et siis on nõudmise hoiuse populaarsus veel sellelt niigi kõrgelt tasemelt veel täiendavalt tõusnud, et täna meil on isegi üle poole hoiustest on juba tähtajaline hoius. Mis nii-öelda finantsstabiilsuse mõttes on hea, aga intressikulu mõttes on ta muidugi meile pisut koormav. Klientide arv ja turuosa, et siin on jätkuvalt hea kasv, isegi suurem kui laenuportfelli kasv 5,6% kvartalis on siis klientide arv kasvanud ja aktiivsus ka jätkuvalt heal tasemel, et enam-vähem samas proportsioonis kasvab ka aktiivsete klientide arv. Ja et oleme siin oma selles pikaajalises plaanis kenasti sees. Ja nüüd üks küsimus, mis möödunud kvartali investor esitluse ajal kõlas, et kui paljud meie kliendid on meie aktsionärid, ehk siis kui suur on see aktsionäride ja klientide ühisosa, et siis me lubasime, et me uurime selle järgi, kohe ei olnud seda vastust võtta. Täna võin öelda siis, et meil on umbes 155 000 klienti, eks ole, ja 36 000 aktsionäri ja 6500 on nende nii-öelda ühisosa. Ehk siis, et aktsionäridest 36 500 umbes 18%, jämedalt iga 5 on ka meie klient. Et on see nüüd hea või halb, kindlasti on see lojaalsus või huvi aktsionäri hulgas suurem, et turuosa meil 5,5%, aga aktsionäri hulgas on iga 5 on meie klient. Kapitalist ja likviidsusest rääkides, siis kapitali adekvaatsuse number on meil püsinud tegelikult viimased kvartalid üsna stabiilne. Põhjus on selles, et kuigi me oleme kõvasti ärimahtusid kasvatanud, siis me oleme selle vastu ka kaasanud täiendavat kapitali, seda siis nii võlakirjade vormis, möödunud aasta lõpus ka aktsiaemissiooni vormis, aga ka majast seest siis enda kasumi reinvesteerimise vormis. Nii et see kõik toetab kapitali ja tagajärg on see, et meil on kapitaliseeritus tugev, täidame varuga kõiki norme. Ja oleme selle koha pealt päris tugevas positsioonis. Nüüd esimeses kvartalis te näete, et on ka justkui nagu 4 miljonit kapitali juurde olnud, et ühtegi emissiooni pole tehtud, aga et kust siis kapital tuli juurde, et see ongi see meie enda majasiselt genereeritud kasum, mis siin paistab. Ja see on tegelikult möödunud aasta 4. kvartali kasum, mis siis tulemuste auditeerimise ja aktsionäride poolt kinnitamise tagajärjel on lubatud kapitalina arvesse võtta, et enne seda kapitaliinstrumendina arvestada ei tohi. Aga nüüd on see tehtud. Likviidsuse pilt on väga tugev ja regulatiivne nõue on siis 100% seda likviidsuse kattekordajat. Meil on ta olnud sisemise normi järgi, me ütleme, et 150 ja rohkem, või ütleme seal 150 ümber, on näha, et me oleme seda taset kogu aeg hoidnud ja 4. kvartalis isegi nagu tõstnud. Ja see oli tegelikult teadlik tegevus, et kui majanduses sellised natuke ärevamad ajad saabuvad, et siis me otsustasime, et me hoiame natuke tugevamaid puhvreid ja seda ei pea kahetsema, et see on tõesti olnud meile abiks ja andnud kindlustunnet, nii et oleme ka likviidsuspositsioonis jätkuvalt tugevas seisus. Tulemusnäitajad, siis kulutulu suhe, meie pikaajaline strateegiline eesmärk ja lubadus on olnud, et me suudame saavutada taseme alla 50. See on nüüd saavutatud, võib-olla küll see esimene kvartal on erakordselt efektiivne ja edukas ka olnud, et ei saa nüüd öelda, et nüüd ja edasi ongi 39 või isegi alla selle, et kindlasti tuleb kvartalid, kus ta ka võib olla see joon üles tagasi põrgata, aga see 50% pikaajaline eesmärk, 50 või alla selle, on jätkuvalt kehtiv ja need pildid siin näitavad, et see on ka väga jõukohane ja tehtav meie ärimudeliga. Ja teistpidi siis, kui teenime hästi ja kulutame vähe, siis tuleb ka kasumit hästi ja tuleb ka omakapitali tootlusroe tugev. Ja siin on pikaajaline eesmärk 15, mida me oleme siis nüüd viimastel kvartalitel suutnud teha. Ja taaskord võib arvata, et kui juhtub mingi kriisilaadne nähtus, siis kindlasti lühiajaliselt see võib kukkuda ka allapoole, aga see 15+ on meil kindlasti jõukohane ja saavutatav meie ärimudeliga. Aktsionäride seis.
Aktsionäride seisus esimeses kvartalis olulist muudatust ei ole, et loomulikult iga päev kaubeldakse, ostetakse, müüakse aktsiaid, aga kui me vaatame aktsionäride arvu, siis siin on toimunud minimaalne juurdekasv. Suur juurdekasv neljandas kvartalis on seletatav siis viimati läbi viidud täiendava aktsiaemissiooniga, aga sellelt tasemelt nüüd edasi on ta üsna stabiilne olnud, 500 aktsionäri juurde tulnud, aga suurt muutust ei ole. Ja ega aktsionäri struktuuris ka suurt muutust ei ole, et jätkuvalt Coop läbi oma ühistute kui ka selle tsentraalse investeerimiskeha hoiab umbes 41% osalust, Andres Sonn, CM Capital ja Tallinna Linnakantselei on järgmised üksikud suuremad tükid. Ja edasi juba järgneb päris granuleeritud väikeaktsionäride osa. Aktsia hinnast, seda siin investorid kindlasti jälgivad oluliselt sagedamini kui kord kvartalis meie presentatsiooni nähes, aga et aktsia hind teeb siin kõikumisi üles ja alla. Selle aasta alguses on ta pigem olnud tõusujoones ja eks see mingis mõttes väljendab seda ootust, et käesolevas intressikeskkonnas pankade tulemused peaks olema tugevad ja see siis on jõudnud aktsia hinda ka. Kas see on õige või mitte, lõpuks aktsia hind alati on õige see, mida turul ostetakse ja müüakse, et ega siin mingeid muid sisulisi argumente väga palju ei olegi. Tehingute aktiivsus liiga kõrge ei ole olnud tegelikult esimeses kvartalis, et tehingute aktiivsuse tipp jäi 2021. aasta sügisesse, kui kogu börsil oli hästi aktiivne ja optimistlik meeleolu, siis siin tehingute tulpades on näha, et need ei ole kindlasti ajalooliste kõrgematel tasemetel, aga ei saa kuidagi öelda, et turg surnud oleks, et täitsa tehinguid tehakse. Nüüd oluline koht, mida siin korra meenutada, on siis dividendi ja puhaskasum aktsia kohta, et hakkab pihta sellest, et puhaskasum aktsia kohta on näha, et kvartalisse meil siin kasvab kenasti. Loomulikult esimeses kvartalis korraik rekord, 9,2 senti aktsia kohta, kvartalis on siis kasumit ja nüüd see on juba nädala pärast, me maksame välja 22 aasta eest dividende 4,5 senti aktsia kohta, mis on siis meie ajaloost teist korda me maksame dividendi ja võrreldes möödunud aasta 3 sendiga on edasiminek muidugi tugev, et lausa 50% dividend kasvas. Siin üks märkus veel, et kuskil foorumites on ringlenud sellist rehkendust, et kas meie dividendipoliitika ütleb, et maksame välja 25% kasumist ja nüüd on arvutatud, et 4,5 senti aktsia kohta, et see pole päris 25% meie kasumist. Et ma igaks juhuks nendele arvutajatele soovitaks, et lugege palun hoolega, et meie dividendipoliitika ütleb, et me maksame 25% maksueelsest kasumist brutodividendi. Et kui te vaatate nüüd maksujärgsest kasumist ja netodividendi, siis see suhe tegelikult ei ole päris 25 põhjusel, et need maksumäärad dividendidele ja kasumil on erinevad. Aga et jah, et me oma dividendipoliitikast ei ole kõrvale kaldunud, et see sama 25% maksueelsest kasumist brutodividendi, et see meil sellel aastal kehtib päris hästi. See ei ole kopika pealt niimoodi, sest lõpuks tuleb neid sente kuskile poole ümardada, aga meil on väga täpselt ja lähedal sellele 25% lubadusele sel aastal. Ja kokkuvõtteks siis ärimahtude kasv, see 30% on tõesti nüüd aastast aastasse, eks ole, me näeme, et see tempo on mingis mõttes raugemas, aga kasv on jätkuvalt olemas. See, et see tempo vahepeal natuke raugeb, on meile täiesti aktsepteeritav, meile sobib, kindlasti ei torma, mõttetud riske võtma. Meile väga meeldib see, et kodulaenusektoris me jätkuvalt kasvame, endises tempos, sest kodulaen on midagi, mida me peame ise ka selliseks kodumaise panga trumbiks ja meie missiooniks ja ka vähese riskiga tegevuseks. Nii et seal kasvamine ja mujal võib-olla natuke vähem kasvamine meile täitsa sobib. Kasumi kasv muidugi võimas, sellest me siin pikalt rääkisime, mis selle taga kõik on ja tagajärg siis ka, et kulu-tulusuhe ja omakapitali tootlus head. Nii et investorid ja aktsionärid peaks küll olema praegu rahulikud ja ikkagi õnnelikud. Nii, sellega sai mul slaidid läbi. Nüüd me vist peaksime vaatama, kas on laekunud küsimusi. Nii, ja küsimusi on laekunud. Nii, ma loen need ette ja siis ma vaatame, et kas vastan mina või Margus, aga esimene tuleb Euribori kohta ja selle vastan mina, et kui suur osa Euribori kasvust tagasi klientideni jõuab. Et jah, see on,
huvitav teema, et tõesti ajalehtedes Euriborist ja selle kasvust ja selle negatiivsest mõjust ja koormusest ühiskonnale kirjutatakse hästi palju. Aga tõsi on see, et kasvavad ju ka hoiuseintressid. Ja meil on täna seis umbes selline, et me peaaegu pool sellest Euribori positiivsest mõjust, mis tuluna tuleb, anname teistpidi hoiustajatele tagasi. Ja jällegi see on natukene Coop Panga spetsiifiline suhtarv, et kõikides pankades see nii ei ole, sest meil on suhteliselt suur osa on siis seda tähtajalist hoiust ja tähtajalise hoiuse intressid, nagu te ise olete ka ilmselt näinud nii ajalehe kokkuvõtetest kui ka pankade kodulehti vaadates, et tähtajalise hoiuse intressi pakkumine on just selle aasta alguses hästi kõvasti üle turu paranenud. Nii et ka Coop Pank maksab täna tähtajalisele hoiusele 3% ja siin kampaania käikudes ka rohkem. Et me tegelikult tähtajalises hoiuses oleme üsna täpselt selles Euribori tempos. Aga selge see, et need pangad, kellel on nõudmisi on just rohkem, et nemad hetkel on nagu võidus, aga me näeme ka tegelikult, et nõudmisi hoiuse intressid on tõusmas. Coop Pank ise maksab eraisikute rändrahnu paketis isegi 1% jäägilt, ettevõtetele ka oleme alati maksnud nõudmise hoiuse intressi. Nii et tegelikult sellest keskkonnast nüüd teistpidi siis võidavad ka hoiustavad kliendid. Ja meie näitel umbes pool siis anname tagasi. Nii, küsimus number 2. Kuidas era- ja äriklientidel praegu laenu õnnestub saada? Võib-olla annan oma kommentaari, aga siis ma pärast annaksin Margusele ka sõna, et võib-olla ta tahab kuidagi täiendada. Et tegelikult, nagu ma ütlesin, et meil erakliendi just kinnisvaralaen, mis on kõige suurema mahuga, see kasvab täitsa usinasti. On palju huvilisi, on positiivseid pakkumisi ja minnakse ka tehingusse, et kokkuvõttes portfell kasvab hästi, et üldse ei pea kartma, häbenema, et ei saa laenu. Kindlasti saab. Kindlasti muidugi inimesed peaksid arvestama kehtiva intressikeskkonnaga pluss veel võib-olla ka mingisuguse konservatiivse reserviga. Et ega tänane Euribor 3,5 ei ole ju mingi lagi, et ta põhimõtteliselt võib ka lühiajaliselt kõrgemale minna. Ehk et siin eelkõige on tegelikult esimene filter alati on klient ise, kes peaks aru saama, et kas ta tahab ja saab seda laenu teenindada. Ja äripoole peal ütleks, et pigem me hea meelega otsustame ja pakume laenu, et siin ka on tunda pigem klientide ettevaatlikkust, mis on arusaadav ja eluterve, aga kui kliendil on endal kindlustunne olemas, siis kindlasti võib panka pöörduda, kindlasti ei ole meil mitte mingisugust sellist plokki, et me ei anna või me ei taha või me ei kardame, et me hea meelega teeme äri ka praegustel aegadel. Margus, tahad sa lisada midagi? Ma ainult selle kommentaari juurde, et me näeme, et tegelikult aktiivsus on jätkuvalt väga kõrge kodulaenus, tarbimisfinantseerimises, autoliisingus, et see korraks hilissügisel jahtus, aga kuskil jaanuari teisest poolest taastuse ja kus on praegu nagu hoog maas, on ärilaene ja seal eelkõige sel kujul isegi, et me otsuseid teeme, et laenukomitee töötab neljapäeviti päris korraliku mahu pealt, aga need pakkumised klientidele jäävad sahtlisse ja me oleme ka uurinud, et kas siis nagu meie pakkumine jääb sahtlisse, et konkurendid võidavad, et ei ole, et kliendid ikkagi hetkel võtavad pakkumisi, aga ei käivita oma uusi projekte. Et see on mingi trend, et mida ka turult on näha, et jaanuaris-veebruaris Eestis laenuportfell kõikides pankades circa 100 miljonit vähenes. Et märtsi tulemused saame järgmine nädal, siis saame ka terve kvartali kokku. Et kui meil on kasv olnud, siis turg on vähenenud ja eelkõige mängib selles praegu vähenemises rolli ikkagi äriklient ja ärikliendi finantseerimine ja ma arvan, sellise makrokeskkond asetub väga loogiliselt, et keskpangad üritavad hoogu maha suruda majandusel ja majandus reageeribki. Nii, üks küsimus veel. Kas selgitaksite kvartaalset tõusu viivises olevate era- ja kinnisvaralaenudes, mis on peamised faktorid, mis esimeses kvartalis seda mõjutasid ning kuidas näete tuleviku dünaamikat viiviste puhul selles segmendis? Margus, tahad seda kinnisvara asja ja seda viivise asja kommenteerida ise? Ja, et tegelikult väga loogiline, et ühel hetkel kuskilt nagu ikkagi peavad need märgid laenuportfellisse jõudma. Need on imeväikesed tegelikult, et kui me vaatasime ka sisse, et te nägite, et seal üleval oli üle 90 päevaste võlgnevuste arv natuke kasvanud, et selle taga seal 90 päeva võlglas on meil kuskil 11 laenuklienti, et meil on kokku pea 10 000 laenuklienti kodu erakliendi finantseerimises. Et circa 10-ga on siis mingid probleeme, millega me tegeleme ja ikkagi nagu ka Pavel ütles, et see on ikkagi suures pildis väike number, aga selgelt, kui me üldse laenuportfellist kuskilt otsime nagu kasvanud võlglasi, siis kodulaenuportfell
portfelli ühes nurgas me väheke seda näeme. Ma nii palju veel lisaksin siia, et kui küsimuse lõpp oli see, et kuidas me näeme seda tulevikku, et me üldiselt oleme oma klientide tugevusega rahul ja nad on tublid. Ma arvan, et see tulevikku kõige rohkem võib mõjutada töötus. Et täna ju ikkagi, miks on see laenuportfelli kvaliteet kõikides pankades jätkuvalt hea, et töötust ju ei ole oluliselt kasvanud, mis tähendab seda, et inimeste maksevõime on püsinud. Et kui see nüüd peaks muutuma, siis see kindlasti muudab palju mängu. Ja see mingis mõttes tuleme tagasi siis siia, et jah, me ei näe veel kahjusid, aga provisione teeme, et tegelikult provisione tehaksegi selleks, et kui midagi sellist juhtub. Sest töötus on midagi, mis ei ole päriselt meie kontrolli all ja kui see juhtuma hakkab, siis kindlasti hakkab kärisema. Nii, ma praegu ei näegi rohkem küsimusi, aga julgustaks veel, et palju siin küsijaid eetris on, ma ei tea, aga et küsige, et pääsete eetrisse ja üritame vastata. Aga paistab, et ei tule. Margus, kas sa teed mingi lõpetussõnad? Jah, aga võtame siis otsast kokku, et tõesti eelmine kord oli väga palju küsimusi, seekord kuidagi väga vähe, aga kokkuvõtteks, et Coop Pank on kasvustrateegias ja me oleme 7. aastat tegutsemas ja me kasvame jätkuvalt edasi, et loomulikult selles majanduskeskkonnas ka meie kontrollime oma riske oluliselt tõsisemalt. Ja ma arvan, et eelkõige see väljendub täna ka selles, nagu me mitu korda siin rääkisime, et laenuportfell ei ole nii kiiresti enam kasvanud, aga ikkagi ta on kasvanud. Ja me eelkõige oleme hoidnud tagasi ja kus ka klientide nõudlus on väiksem, siis ärilaenude poole pealt. Et see kasv on tulnud veel kord öeldes kodulaenust, autoliisingust, millel on mõlemal väga korralik tagatus olemas ja mis on testitud siis ka kõrgemate intresside vastu see maksevõime. Et me näeme, et see kasv tänases keskkonnas nendes finantseerimissegmentides on igati põhjendatud ja läbimõeldud. Et kindlasti, mida me ütlesime ka aasta tulemusi kommenteerides, et selle aasta kasvunurgad selles majanduskeskkonnas ei saa olema sellised, nagu nad on viimased 6 aastat olnud, aga kokkuvõttes me oleme kasvustrateegias, me oleme lubanud aktsionäridele, et meie ambitsioon on 2027. aastaks omada 10% Eesti turust ja sellest suunas me liigume. Aitäh kõigile osalemast. Järgmine investorpresentatsioon on meil 20. juulil ja siis juba poolaasta tulemused. Kohtumiseni. Aitäh!